keskmiseks on selline V-tähe kujuline lagendik. Paiknemine toimub motoriseeritud homme 12.00 kuni 13.00 ajavahemikul miitingi ees puldiga. Siis nii-öelda saavad terveks, ärkavad ellu ja siis nad tuleb ka meile tagasi tuua, ehk siis mängitakse läbi ka isikkoosseisu juurdevedu ja samamoodi need ei hakka toimuma kogu aeg või kohe, vaid siis, kui on täiendusringid. Tänaseks päevaks olen ajateenistuses olnud umbes 9 kuud. Alustasime juuli keskel ja rühmaülemaks enda rühma ma sain selle aasta alguses ehk siis jaanuarist nii-öelda olen selle rühmaga koos olnud tegutsenud. Ma liiga suuri ettekujutusi endale ei loonud, sest ma teadsin, et niikuinii see on hoopis täiesti teistsugune. Aga ma kujutasin võib-olla ajateenistust ette, et siin on rohkem mingit niisama jõlkumist ja võib-olla ei ole nii väga põnev või sisukas, aga selles mõttes ma olen väga positiivselt üllatunud, et kogu aeg on midagi teha. Iseendale on väga palju õpiväljundeid ja arengukohti, siis näiteks juhtimise kui ka koordineerimise ja suhtluse osas kas või ka pinge all toimimisega. Ja et minu jaoks on olnud palju arendavam kogemus, kui ma arvasin, et see on. Rühma ülemaks saada, selles osas ma tegin juba eeltööd, et uurisin välja, mis on üldse ajateenistuses see kõige kõrgem või tähtsam roll, kuhu on võimalik jõuda. Ja esimesest päevast peale, kui ma tulin ajateenistusse, see oli minu eesmärgiks, et nii sõduri baaskursusel kui ka noorema allohvitseri kursusel ma pingutasin, et silma jääda ja siis üks hetk oktoobris sain teada, et saan rühma ülemaks, siis natuke oli väljaõpet ja nüüd praktiseerin seda rühma ülemana. Minul siis jalastuvad Haagmaa ja Võtsmees. Võtsmees Haagmaa. Nii, ja Pasi peale. Pasi peale jäävad Säde ja Järvesaar. Okei. Kes teil jalka võitis? Tagala võitis. Joo. Õhtusööki pole saanud veel või? No jah. Praegu siis on vabalt. Siis märgin ära teed ja punktid, mida ma käsul sain suurele kaardile. Nii. Siis siin on mul nende majade kaart. Vastase vähemalt rühma suurune üksus võiks paikneda siin majas. See on minu 3. jagu. Peamiselt vene emakeelega poisid, väga lahedad tüübid. Teevad igast pulli kogu aeg, puhastavad maju kõige agressiivsemalt, võib öelda. Lendavad hooga peale. Siis siin telgis on teine jagu. Nemad on väga tublid ja eeskujulikud ja esimene jagu väga sarnane. Nii et ma arvan, et mul on väga hea rühm. Homme lähme siis nendega rasket ülesannet täitma. Rasket nii füüsiliselt kui vaimselt väga magada ei saa. Aga ma arvan, et tuleb ilgelt põnev ja aeg läheb väga kiirelt. Trebi saab telkil. Jah. Võtab magamiskotti ja. Ei tea. Olgem realistlikud, kus me nagu magame. Väga ei maga ju. Mingid triaaži ja värki on vaja teha. Ja, tundub, et natuke rahvast on, aga mahume ilusti. No? Kuidas ruumi on? Ja said lapsi maha palju või?
kursi lambis. Aga mis me reedel teeme? Ei kompanii, meil on mingi põks jälle. Teoorias kompanii, 2 kompanii. Alfaga koos teeme. Ehk siis Alfa saab tellida tuld neile, aga nad ei ole nagu Miinikas ei ole päriselt toetuses, nii-öelda mänguliselt on. Ai, see on nugis! Oi, see parem olgu küll! Kuule, aitab naljast! Kui hea! Kontrollin, kas on tekkinud mingi ühtlane muster ja kas silmad ja nina ots on piisavalt tumedad, et ei jääks mingeid eledamaid laike siia näkku. Käisin 12 aastat Tallinna Reaalkoolis ja seal ka ajalooõpetus ja Eesti riigi hindamine on tugevalt kooliprogrammi sisse ehitatud. Meil on marmortahvel kooli seina peal, kus on vabadussõjas langenud õppursõdurite nimed. Neid me õppisime pähe ja uurisime nende kohta ja minu jaoks see tundus väga õilis asi, mida teha. Et ma arvan, et nemad on olnud kõige rohkem võib-olla eeskujuks. Ma tegin enda uurimistöö enda perekonna ajaloost ja ma tean, et minu vanaisa on käinud kunagi Vene-Jaapani sõjas. Minu emapoolne vanaisa vend on sõdinud teises maailmasõjas. Ja seepärast ma tundsin ka ise soovi, et mina tulen kindlasti kaitseväkke ja tahan vajadusel olla valmis Eesti riiki kaitsma. Ja ma arvan, et ei pidanud nagu väga pikalt mõtlema, miks ma siia tulen või kas ja kuidas. Maastik. Võitleme hoonestatud alal. Siin on suurusjärgus 15 kortermaja, umbes 4-5 korruselised ja 3-6 trepikoda. Meie vastaseks on Alfa jalaväekompanii. Meil on sarnased võimekused nagu meil, droon, ÖVS, termo, Browningud ja nii edasi. Meil on ülesandel ees veetakistus, mille peame ületama köite abil. Nad kasutavad ka majade vahel 4 pasi, nii et siis tankidõrje mehel võite silmad lahti, on hea, kui saate need ära noppida. Delta kompanii põhiülesanne. Delta kompanii vallutab objekt Silver, mitte hiljem kui H+24. Teine jagu. Esimene sinna. Tuvastasime vastast hoonest number 13 põhja pool. Katate 1-1 ja 1-2 jõe ületust siit Roos 1-st põhjas. Nii et suudate seda ala siit kuskilt mõjutada järve tagant. Ja hoidke mõistlikud vahed, 10 meetrit vähemalt. Kolm, neli, tule juba! Sellest, kuidas see võimalus tekkis, ma tean nii palju, et meie pataljoni ülem kolonel Sibul on sellega kõvasti vaeva näinud, et meil oleks võimalik kuidagi üldse välisriiki õppusele minna. Jah, et see, et ajateenijad käivad kuskil teises riigis õppusel, on väga haruldane. 3-4, liikuge välja! Nii lähe!
Minu jaoks selle õppuse kõige erilisemaks teeb võimalus ikkagi siin hoonestatud alal tegutseda. Juhul, kui meil on vaja sõdida, siis hoonestatud alal võitlemine on asi, millega me peame hakkama saama. Ja Eestis nii suurepärast harjutusväljakut kui siin Skrundas ei ole. Et siin me saame tõesti suuremate üksustega harjutada erinevate majade vahel liikumist, nende katmist, kontrollimist ja nii edasi. Veel, mida me siin teeme, mis on üsnagi eriline, on veetakistuse ületus. Seda muidugi saab ka Eestis harjutada ja oleme teinud, aga siin kaasame seda päriselt siis ühes rünnakus homme. Et saab näha, kui pingeliselt või pingevabalt see meile tuleb. Sain telli. 1-2, liigu peale. Liigu! Давай! Suitsu katel! Tõmbame padavai Peeru kiirusel sisse ära! Davai, ees aegu ootame kõik ära viina! Lisaks, mida me oleme siin väga palju juba esimese nädalaga õppinud, on igasugune hoonetesse sisenemine, nende puhastamine ja võib-olla ka mingite tüüpiliste nõukaajal ehitatud kortermajade siseplaanid ja need on sõdurile juba mällu kulunud, et kindlasti on lihtsam, kui kunagi peaks päriselt olema vaja neid puhastada. Ma tihtipeale ehmatan, kui pauku tehakse, siis mingi värin käib üle, aga tegelikult ei karda. Minu jaoks kindlasti väljakutse on kõik rühmaülemana sa pead kõige eest vastutama. See tähendab, et kui midagi, kas või sinu sõdur teeb valesti, siis tegelikult oled ka sina selle eest vastutav. Ja ma veidike kardan, et homme on väga palju uusi asju, mida ma pean läbi mõtlema ja käskima ja juhendama, et mingi asi kindlasti läheb luhta. RKP ja MG hävitatud, liigume edasi! Siin 1-0 RKP ja MG hävitatud, liigume edasi! Siin on trepikoda! See on puhas! Kas see on puhas? Ei ole, siit on vaja alla minna! Kas oleks siit lähme alt? Sealt lähme alla! Üks, kaks, liigu peale! Ma tunnen ennast rühmaülema rollis väga uuena, nii et ma ei julge öelda, et ma milleski väga hea olen. Aga ma arvan, et ma suudan asjad üsnagi läbi mõelda ja planeerida, nii et ettevalmistused võib-olla on see, milles ma olen tugev. Palju moon on? Kotti täis, hakka laadima.
Teine kott on ka veel. Aga sul teine käsi töötab. Maagi liselt. Läksin parameetriga. See riivas siin. Samuti siin uus asi, mida läbi harjutame, on haavatu keti läbimängimine. Kui meil tekib mõni haavatu, siis ta tuleb transportida umbes 4 kilomeetrit eemal asuvasse Alfa 1 oote- ja täiendusalale. Ja seal ta siis saab terveks või ärkab uuesti ellu ja saab meiega liituda lahinguväljale. Et sellist pikka keti ja manöövrit me ei ole kunagi varem läbi saanud harjutada, et ma usun, et see on kindlasti põnev ja kindlasti midagi läheb väga valesti. Aga siis sellest saab õppida. Läksin vallutama trepikoda, sain trepikoja kätte, aga jaoülemad said kõik surma ja ma ei suutnud välja panna piisavalt julgestust ja siis tuli alt vastane vastu rünnakule. Suutsin küll 3 tükki ära tappa, aga 4 tappas minu ära. Ma saatsin tagant mehi peale ja vaatasin, et haavatutega tegeletakse. Ja siis aina vähem vastati sealt majast, nii et oli nagu aru saada, et seal mingi suur takistus on. Ja lõpuks nagu enam vastust ei tulnudki. Ja kõik järgnevad üksused ka, kes sisse läksid, siis enam vastuseid ei tulnud. Nii et üks hetk oli aru saada, et ma võtan juhtimise üle, aga ega seda juhtimist väga polnudki võtta, kui rühma enam ei olnud. Seis on nukker, ma 5. korda surma saanud. Iga kord on uus haav, aga elame üle. Ma olen juba kasevaki spetsialist. Tean täpselt, kuidas asi käib. Ja ma ei tea, ühe vastase olen ka vist maha saanud. Et no, negatiivne, aga selles mõttes positiivne. 3 korda järjest jooksin majani, kus oli meeskond. Ja 3 korda järjest joostes sain kuuli. Konkreetne, tore. Ma sain haavata esimest korda. Vedasin senikaua vastu, aga ikkagi hea asi saab ükskord ikka otsa. Ma ei tea, väga lõbus nagu. Mingi tunni aja unega on nagu eriti lõbus olla. Aga ma ei tea, hilim ilus ja tegelikult on normaalne olla. Kohe, kui praegu hetkel sain surma, nähes sellega, et läksin aknast sisse, poppisin 2 venda ära. 3. vend tuli, lasi autoga mind maha, aga noh, sellest pole midagi, et Eesti nimel. Eesti nimel. Et Eesti eest võidad ja võite. Muidugi, lähen uuesti aknast sisse, kui vajan. No käisin just, elustasin üles ennast. Nüüd tagasi lahingusse. Ja tavaliselt jaoülemana ma ei lähe esimesena tuppa, kui me hoonele läheneme. Aga praegu tundus selline olukord, ma olin kõige eespool, et tahaks lihtsalt sisse ära minna ja juhtus nii, et sain surma. Kõik surdud lähevad siia pasile, tagumisele pasile. Väga äge on, väga seiklus, siuke, kogu aeg käib mingi tegevus. Alguses oli küll vähem haavatuid ja surnuid, aga nüüd on kindlasti rohkem neid. Aga me sellegi poolest oleme palju kiiremini hakanud liikuma. Ehk siis see meditsiinimasin liigub hästi kiiresti edasi-tagasi. Ehk siis haavatud tulevad kiiremini tagasi ja taastavad oma lahinguvõimet palju kiiremini. On väga sarnane kasarmule. Seal jooksevad keskel pikad koridorid. Mõlemas otsas on trepp. Rühmaülem Nõmper on väga töökas ja keskendunud inimene. Ta suudab seda ära haalata, kui teil igalt poolt mingi info tuleb. Suudab sorteerida, filtreerida seda infot ja siis tegelikult minu hinnangul väga kiiresti õigeid otsuseid teha. Mina olen kindlasti rahul, et mul selline rühmaülem on. Ja näen, et rühm täitsa toimib ka temaga. Rühmaülem Nõmper on hea õppimisvõimega. Pean silmas seda, et kui talle pärast mõnda sooritust anda tagasisidet, siis reeglina ta seda järgib. Seda ei saa alati öelda kõigi kohta. Nii et võib-olla hea õppimisvõime on see, mida võiks välja tuua.
paremat meest ei oleks saanud tahta omale rühmaülemaks. Hea rühmaülem on see, kes hoiab asju kontrolli all nii, et ta ei allu oma emotsioonidele. Jääb ratsionaalseks ka kõige raskematel hetkedel ja Lipik Tõmper suudab seda väga hästi. Eesti ees! Võidada võitu! Eesti ees! Võidada võitu! Davai liigu!